Kui te juba selle videoni olete jõudnud, siis tõenäoliselt ei tule teile üllatusena see, et taas on varsti Paide ralli aeg. 25 ja 26 august kihutatakse Paide linna, Järva valla ning Türi valla teedel võidu. Teeme inimestele, pealtvaatajatele kiire briifingu, kus oleks tore käia, kus oleks tore vaadata ja kuhu saaks mugavalt ligi. Praegu hetkel me oleme ju esimesel katsel. Kõik õige. Siit saabki ralli alguse. Kui võistlejad on käinud oma avapoodiumi ära, siis kogunevad nad Paide linnakatse starti ja siit hakkab võistlus pihta. Paide linna sõidetakse sel korral pisut teistmoodi, aga kesklinna on ikkagi põhjust tulla. Kesklinna on põhjust tulla ja kesklinnas on vaatemängu kõvasti. Linnakatse on meil pikem kui eelmisel aastal ja kindlasti see koht siin kesklinnas on super koht, kus vaadata. Linn üleüldiselt on ju hästi lihtne paik, kus jälgida, seega suures pildis pole vahet. Autosid te näete, kiirust te näete, rehvi vilinat kuulete ja bensulõhna tunnete. Ja lisaks muidugi ralliautodele, aga kindlasti on juba enne neid väga palju vaatemängu. Samamoodi tuleb meil driftiauto kohale nagu eelmisel aastal ja keerame juba stardist kohe korralikult kruvi peale, nii et. Ja nüüd oleme me jõudnud katsete number 2 ja number 10 ehk siis Põikva juurde. See on hästi kiire, hästi vaatemänguline katse ja meie soovitame teil tulla üpris siia finiši lähedale. 3-4 kilomeetrit meie praegusest kohast on veel finišini. Siia tuleb pealtvaatajate ala ja mida siit siis näha on? Üpris kiire, umbes selline 150-60-ga läbitav parem kurv. Siit tulevad ekipaažid ja üpris kohe. Veel pealtvaatajate ala vaateväljas tuleb siis pilootidel 2 jalaga trampida piduripedaali, sest et kiirele lõigule järgneb kohe aeglane vasakkurv. Ja see on see koht, mis võib saada üpris vaatemänguliseks. Järgmiseks on kiiruskatsed, mis siis rajalegendis kannavad numbreid 4 ja 7 ehk Bredi ja taaskord tahaks panna juurde sõna legendaarne. Absoluutselt. Bredi katset on Paide rallidel ajalooliselt väga-väga palju sõidetud. Katse algus kiire looklev, katse lõpp natukene tehnilisem ja see koht, kus me ka praegu oleme, teeb ta sõitjatele väga keeruliseks. Ja õnneks vaatajatele huvitavaks. Vaatajatele huvitavaks. Väga kiirele lõigule järgneb siis väga kitsas mahapööre. Ehk siis sealt samast meie selja tagant tulevad autod, ütleme, põhjagaasiga. Absoluutselt, ma arvan, et kellad on ripakil. Just. Ja kiire parem kurv ja kohe peavad sättima ennast vasakule mahapöördesse, mis on suhteliselt kitsas. Kui sõiduautod siia veel mahuvad hästi ära, siis kassimeestel läheb see koht keeruliseks. Ja miks me pealtvaatajatele soovitame siia tulla, on puht mugavus. Te saate koerust tulla väga lihtsa vaevaga, praktiliselt kuni lõpuni välja, otse mööda asfaltteed ja te olete õiges kohas. Absoluutselt. Koerust tuleb lihtsalt otsida Udevaküla ülasse ja siit on väga mugav jälle edasi minna järgmisele kiiruskatsele, et ei pea piirduma ainult ühe pika sirge ja mõnusa tagasipöördega. Absoluutselt. Ja kindlasti selle teeb ka eriliseks see, et on laupäeva hommikune esimene kiiruskatse. Vara hommikul tuleb kohe sõitma hakata. Ja nüüd me oleme jõudnud siis katsetele number 5 ja 8 ehk siis Kodasema katse, mida ilmselt kõik teavad Sõprusauguna, aga me ei ole Sõprusaugus. Kus me oleme? Me ei ole Sõprusaugus, me oleme 1 kilomeeter maad Sõprusaugust edasi, mis on siis väga huvitav koht. Eelmine aasta me keerasime siit samast selja taga olevast ristist Kodasema poole. Käesoleval aastal me lähme Kagavere poole. Ehk siis otse edasi. Ja mis selle koha teeb võib-olla eriliseks on see, et siin on selline kiire mahapööre, mis siis ka ralliautost ilmselt natukene tõstab. Et siin võib näha ka 2 ratta peal sõitu, siia saavad pealtvaatajad ilusti autodega ligi Kodasema poolt ja kindlasti väga pikalt näha need autod, mis Sõprusaugu siis ilusti läbivad. Need teevad siin kindlasti väga head showd. Seega tegelikult on see põhimõtteliselt ju üks uus vaatamiskoht juures. Nii on. Eelmine aasta sai siin vaadata ka muidugi sisekurvis. See aasta katsume ka rahva siia saada sisekurvi. Väga pikalt näha ja väga kiire koht. Ja nüüd me oleme jõudnud siis kiiruskatsele numbriga 6 ja 9. Legendaarne rava taaskord. See aasta vastupidiselt eelmisele aastale, aga kindlasti koht, kuhu tasub vaatama tulla. Eelneb väga järsk kruusakurv, sellele veel natuke sirget ja mahapööre asfaldile. Kindlasti väga vaatemänguline ja kindlasti tõstab.
meie selja taga hakkab siis toitlustama metsaresto ja kõik vajalik kvaliteetseks ralli vaatamiseks on just siin. Kes eelmisel aastal kohal käisid, need kindlasti teavad, et oleks patt mitte sel aastal kohale tulla. Aga need, kes ei ole käinud, Alari, ole hea, räägi, mille poolest erineb Paide ralli, no jätame muidugi Rally Estonia nüüd kõrvale, aga võrreldes näiteks Lõuna-Eestiga, Raplaga, Saaremaaga, mille poolest on Paide ralli näiteks eriline? Paide ralli on eriline just oma kiiruse pärast, et Kesk-Eesti teed on laiad, sirged, vahele väga teravad kurvid ja see ilmselt ongi see, mis rallisõitjatele meeldib. Ja see selle võistluse põnevaks teebki. Ja ilmselt on ka seda vaatemängulisem ka publiku jaoks. Absoluutselt. Seega, head sõbrad, 25-26 august hoidke ennast kursis meie tegemistega Facebooki lehel. Meid on võimalik leida Instagramist, YouTube'ist ja otse loomulikult Paide Ralli y.ee. Näeme rallil!